Tere! Eesti on Euroopa Nõukogu eesistujariik tänavu maist kuni novembrini. Meie prioriteetideks on laste õigused, sooline võrdõiguslikkus ning inimõigused ja õigusriik internetis. Eesistumise ajal on ülesanded nii valitsusel kui Riigikogul ning olen siia palunud täna Riigikogu tööst rääkima EMPA delegatsiooni juhi Marianne Mikko ja delegatsiooni liikme Andres Herkeli, kellel on ka pikaaegne delegatsiooni juhi kogemus. Marianne Mikko, mis on Riigikogu roll Eesti eesistumise ajal? No ikka võimalikult kõrgel hoida Eesti lippu ja võimalikult hästi teha seda tööd, mis jääb täitev võimu tööst nagu kõrvale. Ehk loomulikult tuleb tunnistada, et see jäme ots on selles küsimuses, kui me räägime eesistumisest, ikkagi täitevvõimu käes. Aga ei ole mõtet ka pisendada või vähendada meie osakaalu. Ja ma arvan, et see, mis väga lähiajal just meie eesistumise alguses seisab meil Riigikogu saadikute Eesti Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni ees, on väga vääriliselt vastu võtta alalise komitee liikmed. Nad tulevad Tallinnasse mai lõpus, 26. 27. mail. See tähendab seda, et meie vastutada on 47 riigi delegatsiooni juhtide tulemine ja töötamine Tallinnas, pluss kõikide komiteede esimeeste ja poliitiliste parteide fraktsioonijuhtide siis nii-öelda eest seismine ja nende töö tagamine. Mis tähendab seda, et selle alalise komitee istungjärgul Tallinnas, mis on kohustuseks igale liikmesriigile, kui ta on eesistuja, selle töö avab meil loomulikult meie spiiker, sõna saab pikemaks ettekandeks välisminister ja nii me siis Tallinnas oleme. See on natuke nagu selline sügavalt sümboolne, aga teisest küljest tähtis kohtumine, mis on nii-öelda esmane, mille puhul tuleb öelda, et see tuleb meil ära teha, tuleb teha väärikalt ja õnneks on maikuu loomulikult selline valge aeg, kus on palju päikest ja päevad on hästi pikad, et me kangesti loodame ja tahame, et on võimalikult palju delegatsiooni juhte ja ilm võiks kaasa aidata, et see mälestus Eestist jääb selline, nagu me eestlastena tavaliselt oma suve ette kujutame. Pikad päevad ja lühikesed ööd. Andres Herkel, mis toimub siin Strasbourgis Eesti eesistumise ajal? Strasbourgis nende eesistumiste ajal toimub see, mis näiteks praegu toimub Bulgaaria eesistumise ajal, ehk äsja esines Bulgaaria välisminister, kes luges üles terve rea niisuguseid üritusi, mida Bulgaaria on koordineerinud nii üksi või peaasjalikult siis oma riigis kui ka koostöös Euroopa Nõukoguga ja muidugi need küsimused jõuavad ka põletavate küsimustega, nii nagu on Krimm või Ukraina või Mägi-Karabah või mis iganes toimub siin nendes liikmesriikides. Mina ei tahaks ühtegi jämedat otsa valitsuste kätte anda, sellepärast et parlamentaarne assamblee siiski vaatamata oma sellisele natukene kaootilisele tegevusele on mõnedes asjades aegade jooksul olnud otsustavam kui ministrite komitee. Juhin tähelepanu kas või sellele, et pärast Krimmis ja Ukrainas toimunud Venemaa volitused on siin peatatud, ministrite nõukogus loomulikult mitte. Nii et parlamentaarsel tegevusel ja otsustavusel on siiski natukene rohkem vürtsi, kui valitsused julgevad. Meie võtame eesistumise üle mais Bulgaarialt ja pärast meid anname üle eesistumise Küprosele novembris. Kuidas te olete teinud koostööd Bulgaariaga siiamaani?
no Bulgaariaga koostöö on seisnud näiteks selles, et eile me kohtusime Bulgaaria delegatsiooni juhiga ja käisime läbi punkti haaval, mis on pärandus bulgaarlastelt meile ja nii see elu käibki, et ega eesistujamaa ei mõtle endale prioriteete välja. See on siiski organisatsioon, kus on 47 riiki ja rohkem kui pool sajandit tähendab tegutsemist. Seetõttu meie pärandus või tähendab bulgaarlaste pärandus meile, see teatepulk, mis antakse üle, on näiteks üks, mis neile on tähtis, on ka meile tähtis ja need on laste õigused. Ja kui me räägime sellest, mida see meile siis konkreetselt nagu siseriiklikult tähendab, siis see tähendab Lanzarote konventsiooni ratifitseerimist, see jutustab laste seksuaalsest väärkohtlemisest kaitset tähendab lastele ja on kahetsusväärne, et allkiri, mis sai ministri kujul antud, kui ma ei eksi, vist 2009, on tänaseks ratifitseerimata ja see on meie kohustus ja minu teada juunikuus enne veel, kui me suvepuhkusele läheme, teeme me selle ära. Sooline võrdõiguslikkus, mis on meie teine prioriteet, see bulgaarlastel pole olnud. Nemad on rääkinud meediavabadusest ja see prioriteet võiks meil tegelikult kajastuda ühes, mis Eestile on ka oluline ja on meie prioriteet ja see on õigusriik internetis. Nii et need on kaks asja, mis nii-öelda on kohe nii-öelda üle minemas ja veel kord võib ütelda, et on välispoliitiliselt ja Euroopas on väga palju sündmusi juhtunud enne kui disainiti eesistumist. Aga teisest küljest, mis on tähtis Euroopas ka, et peab olema järjepidevus ja ikkagi sellised poliitilised dokumendid, meie aluspõhimõtted, need ei muutu nii-öelda üleöö, kui tekib mingi kriis, isegi kui see on selline rändekriisi mõõtmeid võtnud kriis, mida varem pole Euroopas, ma mõtlen pärast teist maailmasõda nähtud. Nii et siin kohal tuleb olla realist ja tuleb võimalikult ka loominguliselt läheneda, et oma prioriteetide raames teha kõik, mis maksimum. Peale selle meie võimalused on see, et nii nagu just praegu sisenes meil saali Hispaania välisminister, on võimalik ka Eesti välisministril, kes tollel ajal on see, kes juhib Euroopat, teha ükskõik missugune avaldus ja see avaldus on siis Euroopa kaaluga, nii et me võime seda ja peame seda kindlasti kasutama. Andres Herkel, mis teie meelest on vaja Eesti eesistumise ajal korda saata? No, eesistumine on vaja viia läbi eeskujulikult ja võimalikult hästi ja kasutada ka parlamendi poolt tõepoolest seda, et see on üle-euroopaline suur foorum, kus rahvusparlamentide liikmed teevad koostööd ja see on võimalus ka oma taset näidata ja võita Eestile juurde uusi sõpru. Et see on nagu üks pool, mis puudutab neid prioriteete, siis ma võib-olla täiendades natukene seda eelmist küsimust, et nad on struktuurilt kohutavalt sarnased. Et tõsi on see, et laste õiguste osa meil Bulgaariaga täielikult kattub. See, kus meie valitsus pakkus siis välja soolise võrdõiguslikkuse, oli Bulgaarial natukene teistmoodi haavatavate gruppide kaitse ja nagu Marianne juba tegelikult viitas, et ka see kolmas aspekt, et meie räägime võib-olla rohkem internetist, bulgaarilastel oli siis meedia kaitsmine välismõjude eest, mis kõlab võib-olla natuke naljakalt, meedia välismõjudest elabki, aga nad tegelikult peavad päris teravat probleemi silmas, mis on nii neil kui paljudel teistel riikidel, Bulgaarias konkreetselt selline Vene mõju kohalikule meediale, mis on väga tugev. Marianne Mikko, missuguseid ettevalmistusi me peame veel tegema enne Eesti Euroopa Nõukogu eesistumist? No üks on selge, et järgmine nädal on meile Riigikogus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmetele kaunis tähtis seetõttu, et meile Eestisse tuleb visiidile Euroopa Nõukogu peasekretär Jagland ja meil on lõunasöögi vormis jutuajamine, see tähendab seda,
et 2 tundi me selgitame, mismoodi me oma prioriteete näeme ja ellu viime, aga samal ajal me puudutame kõiki välispoliitilisi Euroopat puudutavaid teemasid. Nii et see tähendab seda, et me peame väga väärikalt ja põhjalikult ja kaalutletult rääkima asju, mida võiks peasekretär ka võtta teadmiseks ja oma töökavasse. Tingimata, ma arvan, puudutame me Studmani raportit, mis siis jutustab sellest, et peasekretär saatis oma erimissiooni Šveitsi diplomaadi Krimmi väikese delegatsiooniga ja sellest on valminud raport. Ma ei tahaks sellest raportist pikemalt rääkida, sest minu meelest väga ilusa, terava ja elegantse küsimuse esitas Andres Herkel peasekretär Jaaglandile, et küsides ikkagi, mis on nagu selle raporti sellised põhimõttelised seisukohad Krimmi suhtes, sest kui tähelepanelikult neid lehekülgi lugeda, võib tekkida küsimusi, mis asju siis õigupoolest Euroopa Nõukogu eriesindaja, nii võiks öelda Studmani kohta, Krimmis ajas. Andres Herkel, kas te soovite kommenteerida seda? Ei, ma arvan, et eriesindaja ajas tegelikult kõige paremas tahtmises seda asja, et ta vangistatud Metšlise aseesimehe ja teiste poliitvangidega seal üritas kohtuda ja neid teemasid tõstatada, see on erakordselt kiiduväärne. Lihtsalt konkreetselt nüüd selles raportis sisaldus see probleem, et seal võib-olla ei tulnud väga ühemõtteliselt välja, millises staatuses Krimm on. Sest kui Krimmi kohta räägitakse kohalikust võimust või räägitakse võimuorganitest, siis arvestades seda, mis seal on toimunud, tuleks rääkida de facto võimust, ehk siis sisuliselt on tegemist annekteeritud alaga, kus on ebalegitiimne võim ja et see oli mõnedes formulatsioonides välja kukkunud, seda parlamentide liikmed peavad panema tähele, nii et Torbjörn Jagland, endine Norra peaminister, parlamendispiiker, väga suure kogemusega poliitik, kes on siin peasekretär olnud ka väga pikka aega. Eks meie tunneme teda kaua ja tema tunneb ka neid küsimusi, mida eestlased võivad mõnikord tema ette panna, mis alati kõige mugavamad ei ole, aga see on see elu, et meie oleme ilmselt oluliselt tundlikumad kui lääne-eurooplased ka selliste formulatsioonide suhtes ja nendel on põhimõtteline kaal. Ja kui tulla nagu siseriikliku temaatika juurde, et mis on meie ülesanded eesistumisega seoses, loomulikult teha väga hästi oma parlamenditööd. Ma juba seda Lanzarote konventsiooni mainisin, mis tuleks meil tingimata juunis vastu võtta, heaks kiita. Aga teine küsimus on Istanbuli konventsioon. Istanbuli konventsioon jutustab naistevastase vägivalla tõkestamisest, vähendamisest ja lõppkokkuvõttes likvideerimisest. Me oleme koalitsioonileppes selle ette näinud ratifitseerida aastal 2017, aga tõtt-öelda, olles eesistuja, arvan ma, et meie kohus, nii-öelda noblesse oblige, oleks see, et me võiksime seda varem teha, seda enam, et tegelikult riigil valmisolek selleks on. Nii et need on nagu Euroopa Nõukogus olemine on ühtepidi nii-öelda väljapoole, aga eesistuja mõttes ka sissepoole. Me peame, nagu Andres Herkel ütles õigesti, eeskujulikult täitma oma missiooni selle poole aasta vältel ja mitte ainult. Aga eriti poole aasta vältel näitama, et me oleme tõelised eurooplased, et meid möödunud sajandi viimase dekaadi keskpaigus võeti vastu siia inimõiguste ja demokraatia klubisse, et me väärime usaldust. Ja mis arutelud meil seisavad ees küberruumi õiguste osas? Me ei tea praegu päris täpselt, mis arutelud seisavad ees, et natukene on võib-olla näha nüüd tõepoolest seda, et siin meediakomiteest või meediakultuuri ja selliste teemade komiteest selliseid algatusi ka tuleb. Tänagi sai ette valmistatud üks selline dokumendi algatus, mille pealkiri oli siis säärane, et hariduse ümberkujutamine seoses digipõlvkondade kasvamisega, et alati ei kaasne sellist kriitilist mõtlemist ja
kriitilist vaatepunkti nendele võimalustele, mida uued tehnoloogiad inimestele annavad, et see kindlasti nii kiirelt raportiks ei saa, aga selliseid algatusi tegelikult on siin parlamentaarsel assambleel päris palju ja neid tuleb veel juurde ja no, meie peale vaadatakse ka natukene, et me oleme selles valdkonnas suhteliselt edukas riik ja valitsusel kindlasti on siin omad kavad, mille osas Marianne võib-olla on täpsemini neid läbirääkimisi pidanud, et noh, ega see päris selleks ei jää, et me oma valitsust näitame mitmesajandat korda väliskülalistele. Ja kindlasti mitte, aga kui me räägime nii-öelda, et mis on eelseisvad üritused, siis üks ma ütlesin, et Riigikogu võtab vastu umbes 120 külalist, meie kolleegi siis üle Euroopa, aga nii nagu Andres viitas sellele, et mida teeb siis täitevvõim, siis mina julgen ütelda, et suvel on üks väga korralik konverents, mis jutustab soolisest võõrdõiguslikust ja soolõimest. See on selline kummaline eestikeelne sõna soolõime, aga inglise keeles on ta võib-olla arusaadavam koheselt, see on gender equality mainstreaming ehk nii-öelda, et kuidas teema viia poliitilise debati keskmesse ja see konverents toimub 30. juunil ja 1. juulil. Kahju küll, et suvel, aga ma usun, et see on väärt nii meile sissepoole, aga ka Euroopasse väljapoole. Igal juhul ma leian, et väga huvitav aeg on ees. Ma soovin meile kõigile edu Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise läbiviimisel ja aitäh teile intervjuu eest. Aitäh!